See sai just selgemaks, miks Iraani ajatollade levitatud jõukuvand hakkas kokku varisema. Enne kõige rängemaid lööke. Sõjaväelisel rindel püüdsid Iraani juhtkond ja revolutsiooniline kaardivägi avalikkuse ees jätkuvalt jätta muljet, et nad kontrollivad endiselt vastasseisu. Teherani esindaja kinnitas, et Hormuzi väin jääb avatuks, kuid ainult neile laevadele, mis ei ole seotud Iraani vaenlastega ja alluvad Iraani koordineerimisele. Veidi hiljem ähvardas kaardivägi väina täielikult sulgeda, kui Washington ründab riigi energiarajatisi. Ja kui analüüsiti ameeriklaste ettepanekut sõja lõpetamiseks, üks Iraani ametnik ütles Reutersile, et plaan on ebaõiglane ja tähendaks, et Iraan loobub oma kaitsevõimest. Ja ta teatas avalikult, et jätkab sõda, kuid see versioon hakkas tegelikkuses ise kokku varisema. 27. märtsil üritasid 2 Hiina laeva Pärsia lahest läbi Hormuzi väina väljuda, kuid pöördusid tagasi. Isegi pärast seda, kui Iraan oli lubanud ohutut läbipääsu riikidele, keda ta peab sõpradeks. See detail on oluline, sest näitab, et tegelikkuses ei piisanud isegi Teherani lubadusest, et taastada usaldus globaalse kaubanduse jaoks elutähtsa meretee vastu. Samal ajal arutas Prantsusmaa juba umbes 35 riigiga tulevast missiooni, et väin taas avada. Ja Araabia Ühendemiraadid teatasid, et on valmis osalema rahvusvahelises jõus, et kaitsta laevandust. Teisisõnu, Iraan püüdis näida olukorra peremehena, kuid ülejäänud maailm tegutses juba nii, nagu oleks vaja piirata Teherani põhjustatud kahju. Just sel hetkel tuli kõige sümboolsem löök. 26. märtsil kinnitasid Ameerika Ühendriigid, et Alireza Tangsiri, revolutsioonilise kaardiväe mereväe komandör, hukkus Iisraeli rünnakus ja ta ei olnud mingi suvaline nimi. Reutersi enda andmetel oli Tangsiril oluline roll Hormuzi sulgemisel ning ta oli Iraani surve keskne tegelane merel. Iraani mereveestrateegias süda sai otsese löögi just sõja kõige tundlikumas piirkonnas, kui langeb komandör, kes on seotud režiimi peamise väljapressimisvahendiga, hakkab jõunarratiiv kandepinda kaotama. Sellegipoolest on oluline mõista, kuidas Iraan üritas seda hoiakut siiski säilitada. Sellegipoolest on see oluline. Veebruaris jätkas Teheran rünnakute korraldamist, blokeeris väina ja andis mulje, et suudab pidada pikka kampaaniat. Aga loo teine pool on ajatollade jaoks karm. Pentagon teatas, et Iraani raketi- ja droonirünnakud on sõja algusest saadik umbes 90% võrra vähenenud. Ja et üle 66% rakettide, droonide ja merevahendite tootmisrajatistest on kahjustatud või hävitatud. Teisisõnu, Iraan ähvardab endiselt, kuid täna on tema ähvardused palju nõrgemad, kui ta püüab näidata. See vastuolu muutus diplomaatilisel rindel veelgi nähtavamaks. Avalikult ütles Teheran, et ei aktsepteeri peale surumist ning et Ameerika ettepanek soodustab ainult Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli huve. Kuid samal ajal vaatasid Iraani peamised võimu esindajad plaani üle Pakistani vahendusel ning ametliku vastuse andmise võimalus jäi avatuks. Võimalus, kuidas sõda hakati pidama 2 tasandil. Avalikus kõnes püüdis režiim näida kõigutamatu, kuid kulisside taga oli sunnitud otsima väljapääsu surve vähendamiseks. Põhjus on lihtne. Hormuzi väinas sai Teherani peamine läbirääkimiskaart ning selle kaardi kaotamine tähendaks sõjalise, majandusliku ja poliitilise mõju kaotust. On veel üks tugev märk sellest, et turvalisuse ja kontrolli narratiiv hakkas režiimi sees lagunema. 26. märtsil teatas Reuters veel, et Iraani võimu kõige karmim tiib hakkas avalikumalt toetama tuumapommi poole püüdlemist ja isegi tuumarelva leviku tõkestamise lepingu peatamist. Kui valitsus karmistab oma retoorikat sellisel tasemel sõja ajal, ei ole see tavaliselt rahulikkuse märk, vaid pigem survemärk. Sõnum ei ole enam see, et meil on mugav, vaid pigem see, peame tooni tõstma, sest surve on kasvanud. Ja siin ongi põhikoht. Nad püüdsid müüa jõukuvandit, ähvarduste, avalike eitamiste, Hormuzi väina valikulise kontrolli ja vastupanu retoorika kaudu. Aga siis juhtus see. Laevad taandusid. Isegi pärast Iraani kinnitusi hakkasid riigid arutama väe loomist marsruudi taasavamiseks. Üks režiimi peamisi komandöre kõrvaldati, sõjaline struktuur kandis suuri kaotusi ning inim- ja majanduskulud kasvasid plahvatuslikult. Iraan on endiselt ohtlik, suudab endiselt rünnata ja püüab ikka veel hirmu külvata.
kuid absoluutse kontrolli kuvand, mida ajatollad püüdsid säilitada, hakkas kokku varisema konkreetsete, karmide ja üha raskemini varjatavate faktide ees.